Tere kõigile, te vaatate Mõtlemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2019. aasta laia matemaatika riigieksami, osa 1. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda teie omadest, kuid vastused võivad ikka tulla samad. Kõik vastused on kontrollitud Harno lehel olevatest eksamimaterjalidest. Ilusat vaatamist. Ülesanne 1. Tuleb lihtsustada selline avaldis, kus A on suurem kui 0. Esimese murru lugejas saame sulgude ette võtta ruutjüra. Teises murrus saame kõik tuua ühisele murrujoonele, korrutades 4 ruutjüür A-ga. Viime terve jagamistehte ühele murrujoonele nüüd ning saame A pluss 4 miinus 4 ruutjüür A kirjutada kui ruutjüür A miinus 2 ruudus. Maha saame tõmmata ruutjüür A-d ning ruutjüür A miinus 2 sulu. Vastuseks jääb 1 jagatud ruutjüür A miinus 2. Kas leidub arvu A selline väärtust, mille korral on antud avaldise väärtus 0? Põhjendage oma vastust. Sellist arvu ei leidu, sest lugeja peaks olema 0, kuigi siin on see 1. Ehk siis vastus on, et ei leidu arvu A sellist väärtust, mille korral on antud avaldise väärtus 0. Ülesanne 2. Joonisel on funktsioonide fx võrdub 1,5 siinus x ja gx võrdub pi korda x miinus x ruutgraafikut lõigul 0-st piini. Punkt 1. Leidke joonise abil, kumma funktsiooni väärtused on vahemikus 0-st piini suuremad. Märkige joonisele nende funktsioonide valemid. Siinusfunktsioonil on tavaliselt kõige suurim y väärtus 1. Kuna siin on 1,5 siinus, saame kindlaks määrata, et alumine funktsioon on fx ning ülemine funktsioon on gx. Punkt 2. Arvutage integraal piist 0-ni 1,5 siinus x. Viirutage joonisel kujund, mille pindala selle integraali abil leidsite. Algselt võtame tuletise, siinus x tuletis on miinus kosinus x. Järgmisena paneme tehtesse pi ehk 180 kraadi ning lahutame sellest tehtest, kus on sees 0. Vastuseks saame 3. Ehk pindala on 3 ruutühikut ning selle ala jääb fx graafiku alla. Ehk siis vastus on, et funktsioon gx on suurem kui fx ning viirutatud kujundi pindalaks tuleb 3 ruutühikut. Ülesanne 3. Bussifirma kasutab piletimüügisüsteemi, kus iga 5 pileti müümise järel tõuseb bussipileti hind 1 euro võrra. Õhtul väljuvale bussile on müüdud 25 piletit ja nende piletite müügist kokku on saadud 155 eurot. Kui palju maksis kõige odavam sellele bussile müüdud pilet? Oletame, et esimesest kuni 5. piletini maksis pilet x eurot, siis 6. 10. piletini oli pileti hind x pluss 1 eurot. Kasutame seda sama loogikat kuni 25. piletini, mis tuleb x pluss 4 eurot. Ning teame ka, et kogu hind läks 155 eurot maksma. Teeme selle pika liitmistehte, liites kõik need piletite väärtused kokku. Saame vasakule poole 25 x-i ning paremale 105. Jagame terve rea 25-ga ning saame x-iks 4,2. Ehk vastus on, et kõige odavam pilet maksis 4 eurot ja 20 senti. Ülesanne 4. Laual on 6 väliselt ühesugust kaarti, igal kaardil üks arv. Kaardid pööratakse ringi, segatakse ja võetakse juhuslikult 2 kaarti. Kui suur on tõenäosus, et punkt 1. Mõlemal kaardil on täisarv. Täisarvud siin on 1, -2 ja 6/7. Negatiivsed arvud siit oleksid -2 ja -1 kaheksandikku. Tõenäosuse, et mõlemal kaardil on täisarv, leidmiseks peame kasutama kombinatsiooni valemit. Ülevale tuleb kombinatsioon, et 3 täisarvust võetakse 2 ning alla tuleb kombinatsioon, et 6 kaardist võetakse 2. Vastuseks saame 3/15 ehk 1/5. Punkt 2. Leidke tõenäosus, et vähemalt ühel kaardil on negatiivne arv. Leiame algselt tõenäosuse, et valitakse 2 arvu, mille seas ei ole negatiivseid. Selle jaoks teeme väga sarnast tehte, ainult ülevale seekord tuleb kombinatsioon, et valitakse 4 positiivse kaardi seast 2 välja. Vastuseks saame 6/15 ehk 2/5. Ning et leida tõenäosus, et vähemalt üks kaart on negatiivne, lahutame leitud tõenäosuse 1 ehk 100% ning saame vastuseks 3/5. Seega vastus on, et tõenäosus, et mõlemal kaardil on täisarv, on 1/5
ning tõenäosus, et vähemalt ühel kaardil on negatiivne arv, on 3/5. Ülesanne 5. Lahendage ära selline võrratuse süsteem. Alustame esimesest võrratusest. Korrutame sulud lahti. Viime kõik vasakule poole ning paneme võrduma nulliga. Järgmiseks kasutame ruutvõrrandi lahendamisvalemit. Ruutjuure alt tuleb välja 7. Saame, et x1 on 3 ja x2 on 2/3. Tehes x-joone alustame joone tõmbamist ülevalt, sest suurima astmendega x on positiivne. Kuna otsime väärtust allpool x-i, on meie vahemik 2/3 3-ni. Võtame järgmiseks alumise võrratuse. Viime kõik vasakule poole ning korrutame x pluss 2x miinus 2 suluga. Korrutades kõik lahti ning liites ja lahutuse liikmed saame lugejasse miinus x ruutu pluss 3x. Siit tekib järgmine võrratuste süsteem. Saame sulgude ette tuua miinus x-i ning see peab olema väiksem kui 0 ning alumine võrratus peab olema suurem kui 0, sest nimetaja ei tohi kunagi olla 0. Esimesteks x-ideks saame 0 ja 3 ning kolmas x on 2. Tehes x-joone jällegist alustame seekord tõmbamist alt, sest suurima astmendega x on negatiivne. Kuna otsime väärtusi, mis on x-ist väiksemad, siis vahemik on 0-st 2-ni ja 3-st lõpmatuseni. Seega vastus on, et võrratuse süsteemi vahemik jääb 2/3 2-ni. Ülesanne 6. On antud funktsioonid fx võrdub 2x miinus 4 ja gx võrdub 2x miinus 1. Punkt 1. Lahendage võrrand fx võrdumas gx-iga. Paneme võrduma need üksteisega. 2x miinus 1 saame kirjutada välja kui 2x ja 2-ga. Korrutame tervet rida 2-ga, et saada lahti murrust. Korrutame murrud lahti. 2x pluss 1 saame kirjutada kui 2 korda 2. Toome 2x sulgud ette. Sulgudesse tuleb 1 ehk see kaob ära, kuna me korrutame. Saame 8 kirjutada kui 2/3 ehk siis x võrdub 3-ga. Punkt 2. Joonestage antud koordinaattelestiku funktsioonide fx 2x miinus 4 ja gx 2x miinus 1 graafikud. Leiame esimese asjana nende lõikumispunkti, pannes 3 algfunktsiooni ning saame vastuseks 4. Seega meie punkt A on 3 ja 4. Leiame muud kriitilised punktid, et saaksime joonestada need funktsioonid. Paneme x-iks 0 ning saame y väärtuseks miinus 3. Leiame ka punkti, kus y võrdub 0-ga ehk läheb läbi x-telje. Selleks paneme funktsiooni võrduma 4-ga. Viime 4 paremale poole ning kirjutame selle kui 2 ruudus. Saame, et x võrdub 2-ga. Paneme ka gx funktsioonis x-i 0-iks ning saame vastuseks 1/2. Nüüdseks on meil mõlemad funktsioonid graafikule tehtud. Punkt 3. Leidke reaalarvu m väärtus, mille korral funktsiooni hx võrdub 2 astmel mx graafik läbi funktsioonid fx ja gx graafikute lõikepunkti A. Meie lõikepunktiks oli 3 ja 4. Funktsiooni hx, kus x on 3, peab võrduma 4-ga, ehk 2 astmel 3 korda m võrdub 4-ga ehk 2 astmel 2-ga. Saame, et 3m võrdub 2-ga. Jagame terve rea 3-ga ning saame, et m võrdub 2/3. Seega vastus on, et võrrandi lahenduseks tuleb x võrdub 3 ning reaalarvu m väärtus on 2/3. Ülesanne 7. Ristküliku ühe külje pikkus on ruutjuur x pluss 1 sentimeetrit ja diagonaali pikkus on ruutjuur x pluss 50 sentimeetrit. Arvutage ristküliku pindala, kui selle ümbermõõt on x sentimeetrit. Kuna meil on külje pikkus ja diagonaal, saame kasutada Pythagorase teoreemi, et leida teine külg. Vastuseks saame ruutjuur 49 ehk 7 sentimeetrit. Ristküliku ümbermõõdu valem on 2 korda sulgudes a pluss b. Paneme arvud valemisse ning eraldame x-i. Vastuseks saame 24 sentimeetrit. Saame leida nüüd esimese külje, mille valem oli ruutjuur x pluss 1. Pannes x-i väärtus ruutjuuri alla, saame vastuseks 5 sentimeetrit. Ristküliku pindala valem on a korda b. Paneme arvud valemisse ning saame 35 ruutsentimeetrit. Seega vastus on, et ristküliku pindala on 35 ruutsentimeetrit. Sellega sai esimene osa meil lahendatud. Nagu näha, ei võtnud see üldsegi nii kaua aega, kui teemad on teil selged.
kindlasti likeige seda videot, kui oli abiks ning video descriptionis on ka playlist iga aasta lahendusvideole, nii kitsa kui laiama. Sellega on tänaseks kõik. Näeme varsti uues videos.